Täna möödub täpselt aasta suurimast juutide massimõrvast alates teisest maailmasõjast. See, mis toimus 7. oktoobril eelmisel aastal Gaza sektoriga piirnevates juudi asundustes, oli kõige ehedam barbarism. Massiline vägistamine, mis oli kõikehõlmav. Vägistamine sinnamaani, kuni inimesed surid, või vägistamine ja pärast seda nende tapmine. Laste tapmine vanemate silmade all, vanemate tapmine laste silmade all, tütarde ja emade vägistamine nende õdede, vendade, vanemate silmade all ja siis loomulikult pantvangide viimine Gazasse. See ei saa olla ühegi inimese mõistuses põhjus, viis, kuidas lahendatakse territoriaalseid vaidlusi. Ja tõepoolest, me ju kõik saame mingil tasandil aru, et küsimus ei ole territooriumi üle vaidlemises. Küsimus on tsivilisatsioonide konfliktis. Küsimus on selles, et nii nagu Euroopa taas kord on järjekordse islami invasiooni all, nii toimus ka islami invasioon Iisraeli riiki. Ja eesmärk ei ole kaubelda territooriumi üle, eesmärk on hävitada vastane. Ja kui me kuulame Hezbollahi või Gaza siis Hamasi esindajate sõnavõtte, kui nad on ausad, siis nad ütlevad otse välja. Te kõik hakkate kas moslemiteks või me tapame teid kõiki ära. Kui juutidega ühele poole saame, siis hakkame eurooplastega tegelema. See, et sa oled uskmatu, palju meil siin Eestis kristlasi on, see ei huvita. Kui sa ei ole islam, siis lüüakse maha. Nüüd vasakpoolsete jaoks, igasuguste vikerkaare, kuidas need on, Queers for Gaza ehk siis igasuguste vikerkaare lipu lehvitajate jaoks, keda seal samas festivalil kõigepealt vägistati, siis tapeti ja siis elusast peast põletati, keda ei olnud jõudnud ära vägistada või tappa. Nende jaoks ei ole ikka veel päriselt kohale jõudnud, kellega on tegemist. Tegemist on barbaritega, kes on tulnud meid hävitama. Ja vasakpoolsete jaoks on põhiprobleem ikka veel see, et Iisrael hakkab vastu ja kaitseb ennast. Nüüd minule ei mahu see kõik pähe, mina ei saa aru, kuidas saab nii pikalt ja nii enesekindlalt ratsionaliseerida seda, mis on toimunud. Euroopa on üle 1000 aasta järjest pidanud seisma silmitsi islami invasiooniga. Iga kord on see olnud väga-väga julm ja jõhker ja meil on praegu jälle toimumas Euroopasse islami invasioon. See põhiliselt toimub läbi massiimmigratsiooni. Seal on ikka jälle nii nagu alati terrorism, tsiviilelanikene jõhker tapmine, propaganda, kõik muu. Ja Iisraelil on sama vaenlane. Ja kui me vaatame siis, kes see vaenlane on, sellel vaenlasel on samad sõbrad, kes on meie vaenlane. Nii-öelda palestiinlased, mis ei ole mingi eraldi rahvas, vaid on lihtsalt üks eraldi seltskond araablasi. Nii-öelda palestiinlaste lähimateks liitlasteks on kes? Õige, Venemaa. Kes veel? Hiina. Peaaegu kõik maailma diktaatorid, kellesse me suhtume erilise õõvastusega, on siis nende barbarite põhilised sõbrad ja toetajad. Inimestel võib olla erinev arusaamine sellest, inimestel ei pea meeldima juudid või Iisrael või sionism, aga nii palju enesealalhoiu instinkti peaks inimestel alles olema, et saada aru, me oleme samal poolel. Meil on sama vaenlane. Ja see vaenlane, kes on seal Iisraelil, sellel on samad sõbrad, kui on meie vaenlane. Nii et minu meelest tuleks väga selgelt öelda, aasta hiljem me kõik saame aru, mis on panused, aasta hiljem me saame aru, kes on head ja halvad. Tuleb toetada Iisraeli õigust enesekaitsele.